Tere tulemast kõikidele minu vaatajatele, nii uutele kui vanadele. Ja tänane siis 4. viimane sellest seeriast tänase naistepäeva puhul kuningannadele. See video on tõesti ainult naistele ja kõik on need eelnevad 3 tähemärgi lugemised, sest täna on naistepäev. Soovin teile imelist naiseks olemist ja imelist naistepäeva. Tegu on kollektiivse lugemisega, see ei pea kõikidega resoneeruma. Kui soovite privaatset kaardi lugemist, siis minu meil on antud video all. Ja laikige, kirjutage julgelt kommentaare ja tellige minu kanalit. See ei maksa mitte midagi, see on teile täiesti tasuta. Ja minu viimane on siis kire esindaja, sauade kuninganna, kes on siis tulemärgid astroloogiliselt hambur, jäär ja lõvi. Tavaliselt need esindavad neid. Ja sauade kuninganna on siis tavaliselt hästi kirglik ja ta on selline temperamentne, väga palju ka karjäärile pühendunud. Ta teeb eneseteostust, ta on väga ettevõtlik naine, auahtne, sõltumatu, saab alati ise hakkama, autoriteetne ja samas, kui ta teeb seda karjääri, sest ülemuse kaardina on sauade kuninganna palju varem kui müntide kuninganna. Mündid on jah materiaalsus, aga sauade ta nagu teeb kõike selle hästi suure kirega ja see sau nagu tegelikult põleb nagu seal käes heas mõttes ka kire ja töö suhtes ja ta on väga hea ülemus, sest tema suunab nagu selle ülemuse energia. Kui teil on ka näiteks sauade kuningannast ülemus, siis tema suunab ka selle töö tegemise mitte ainult endale ja enda heaolule mõeldes, nagu tavaliselt hästi sageli tegelikult teevad seda müntide kuningannad, siis tema mõtleb ka nagu nendele, kui tal on alluvad, siis ta mõtleb ka nendele töötajatele ja tahab, et ka nendel oleks hea. Muidugi eeskätt on tema enda, et kui see on tema firma, kui see on sinu firma, siis et siin on siis nagu sellised aspektid tulevad ja suhetes muidugi väga kirglik ja teate, nagu kõik naised on väga ägedad, siis on ka see sauade kuninganna väga äge. Ja siis põhitaarus on ta siis selline, pilt paneme ta siia. Gabrieli kuninganna siis esindab teda siis Taaro peaingli kaartides, natukene teist värvi nahaga siin, ma ei tea, miks see nagu niimoodi on. Praegu saad kõike teha, järgne oma soovidele, võime tõmmata ligi abivalmis inimesi ja algses kuldses Taaros on siis selline siis see sau käes ja väike sau on ka siin käes ja vaatab nii, et 2 saua. Nii et need on siis sellised. Ja siis jah, astroloogiliselt, nagu ma siis ennem juba mainisin, käib siia siis jäär, lõvi ja hambur. Ka hamburitega on mul väga tihedad kontaktid. Minu üks poegadest on hambur ja minu lapselaps on hambur. Ja mul on õemees hambur ja mul on perekonnas väga palju hamburid. Nii, ja läheme siis selle juurde, vaatame siis, mida toob siis, mida on suhetes siis sellele tulemärkide kuningannadele lähitulevikus. Ja kui see ei resoneeru teiega, siis ärge võtke seda kui mingit tohutut ja ärge pange seda endaga resoneeruma. Võtke seda kui meelelahutust, vaatate ja see on ka tegu on ajatuga, ükskõik millal te seda vaatama satute, mitte täna naistepäeval. Ja siis, aga kui te satute seda vaatama, siis midagi on teil siit küll kindlasti võtta. Nii, suhted, puudu, heremid. Kui ma selle kaardi põhjal vaatan, siis mulle tundub, et te olete nagu rohkem vallaline ja nagu mitte üksik, aga vaba sõnaga. Ja ma soovitan teile näha nagu üldse suhteid nagu täiesti
uue nurga alt, et teil on nagu natukene selline ärispidine mõtlemine. Kas te olete kunagi minevikus siis saanud võib-olla natukene haiget, aga see natukene teise nurga alt, see muudab tegelikult väga palju teie suhtumist üldse suhetesse, iseendasse suhtes. Ja siis ja te peate looma nagu endale mingi teise vaatenurga, ilmselt te seda ka teete. Ja te tundute jah väga, kui te olete suhtes, muuseas suhtes võib ka olla väga üksildane ja suhtes võib ka olla ka väga üksik, et see eremiit on tegelikult ikkagi, ta kehastab nagu vallalist. See on hingeotsingute nagu tee ja oma sihtide leidmine ja vaatamine nagu tagasi ja mineviku vigade mitte kordamine. Tundub jah, et te olete praegusel hetkel vist nagu vaba ja te vaatate nagu oma sellele suhte minevikule nagu tagasi, väga analüüsite neid ja selline tasakaalu leidmine nagu iseendas ja üldse oma suhetes on teil praegu antud hetkel väga aktuaalne ja te leiate selle. Ja teil suhtes tundub ka, et on väga suur selline, et selleks, et saada, tuleb ka anda. Sellepärast, et sa ei saa istuda ainult tugitoolis, eks ole, ja kodus ja käed ripakil ja mitte midagi nagu ei tee ja siis mõtled, et kui see suhe on eriti kriisis, siis noh, mis ma siis saavutan nagu sellega. Et noh, mitte midagi ju, ühesõnaga veel suuremasse kriisi läheb. Ja ma ei poolda üldse minevikus istumises, aga kuskil mineviku vigade tegemises peetub vastus. Ärge korrake neid vigu ja analüüsige neid ja laske neil siis minna. Ärge jääge oma emotsioonidega sinna pidama ja mõtisklege, aga praegu see aeg, kui te olete vallaline või kui te olete vaba, siis see aeg saab mööda. Ja teil on lihtsalt, see ongi teile antud praegu selleks, et te saaksite siis oma tunde osa ja sellist asja nagu analüüsida ja siis lasta sellel minna ja siis minna ilusti edasi. Nii, vaatame siis, mis on siis nagu tööga. Vaatame tööga siis, mis on siis nendel sauade kuningannadel. Näed jälle suure arkaani, kõikides ladumistes on tulnud tööle keskele, kõikidel tähemärkidele on tulnud keskele suur arkaan. Siin on jälle saatuse ratas, ühesõnaga. Ja nii, siin on nüüd siis selline asi, et teile pakutakse mingit uut võimalust. Kõik on nagu, te olete kinni jäänud seal töö juures nagu mingisuguse nagu stagnatsiooni ja tegelikult ega te ei tahagi nagu näha mingisuguseid nagu selliseid muutusi seal ja teil on nagu silmad kinni seotud, aga samas teile tegelikult ikkagi maailm on lahti ja saatuse ratas tegelikult ikkagi tahab pakkuda teile seal töö juures neid muutusi. Ja need muutused ka tegelikult lõpuks tulevad väga aeglaselt. Et see müntide rüütel on siin ratsu otsas, et et ta veel ei liigu. Ta on ainuke rüütrikaartidest, kes ei liigu ja mündid tähendavad üldiselt niisugust ikkagi väga aeglast sellist liikumist. Aga te saate seal te saate nendest stagnatsioonidest lahti ja te olete kuidagi nagu mingis ühes asjas väga kinni. Ma soovitan teil natukene laiemalt vaadata, laiemalt pilti nagu üldse töö suhtes. Et te olete nagu oma mõtetega liiga kinni. Vaatame selle raha suhtes ühesõnaga, et kas raha tuleb, et kuidas rahaga on, et siis võib-olla saame paremaid soovitusi anda siin selle tööga suhtes. Nii. Nii. Raha suhtes on tegelikult nagu kõik
kõik on tegelikult suhteliselt normaalne. Te saate mingisuguse sõnumi. Teate, kui keegi teil on näiteks võlgu või teil on mingisugused rahalised kokkulepped, siis selle suhtes te saavutate võidu. Te saate näiteks selle võla tagasi, te saate selle raha tagasi, kui teil on mingid kokkulepped, et keegi pidi teile midagi tegema või midagi säärast, siis te saate selle. Ja võib-olla ka siin tööga. Ühesõnaga, et võib-olla see seostub selle kaardiga siin, et ikkagi mingid võidud tulevad teil seoses rahaga ja rahaga hakkab teil minema väga hästi ja saate mingi sõnumi, mida te olete tegelikult väga kaua oodanud. Ja raha suhtes on tegelikult mõõdukus. Ja siin on natukene vaja võib-olla tasakaalustada nagu ka enda suhtumist. Et nagu see on nagu niimoodi, et mõõdukus tähendab nagu ihaldus ja kaine mõistmine nagu võitlevad oma vahel, et te võib-olla tahate raha suhtes saada nagu võib-olla natukene rohkem, kui seda teile nagu antakse, aga te peate olema nagu rahul sellega. Ja samas on jah niimoodi, et need nagu see nagu mõistus ja ihaldamine, et see viib teid vahest eksiteele, et ei suuda nagu siin valida midagi, aga üldiselt kõik need asjad lahenevad ja kui teil on jah täpselt, et kui teil on millegile, keegi on teile võlgu, siis te saate selle raha tagasi ja mingid kokkulepped ja mingid väga head sõnumid oodake siis seoses rahaga. Ja võtame siis 2 kaarti siia lõpetuseks nendele imelistele sauade kuningannadele, tulemärkidele, kiriklikele naistele, amburi äär ja lõvi. Ja vaatame, mis siit hukkus muidugi tohutult palju kaarte siia maha, aga ma ei võta neid, ma ei puutu neid. Vaatame, mis siit need 2 kaarti siis teile ütlevad. Jälle see rüütlikene siin. Tide rüütel. Oi, nii. Teil on väga palju võimalik saavutada. Tee väga üksikasjalik plaan. Sind kaitstakse. Võib-olla ongi see müntide rüütel, sest müntide rüütel on tegelikult ju ka, tema on ka, ütleme, raha esindaja ja kuskil 25-45 on rüütlite nagu selline iga. Aga ühesõnaga teie elus on väga aeglane kasv, aga see kasv toimub ja teate, see on juba väga suur asi, kui üldse see kasv toimub, eks ole. Mõnel ei toimu mitte midagi, mõni läheb ainult tagasi, eks ole. Ja stabiilsus ja efektiivsus, olukorra üle kontrolli saavutamine, ambitsioonikad plaanid ja üks väga mõnus mees, keiser. See lõpetab selle ladumise. Te olete vallaline, tundub siin, oodake oma keisrit. Väga aeglane kasv toimub, aga ta on teie poole teel. Tal on võib-olla mingid lõpetamata asjad või mida iganes, aga ta tuleb ja te ei näe seda praegu veel. Ja lõpetage nagu need vanad asjad enda elus ära, te saate raha suhtes mingi võidu, töö suhtes samamoodi tegelikult ei ole mitte midagi halba ja liikumine toimub, mis siis, et aeglane ja keiser paistab kuskilt sealt. Mu kallid sauad ja kuningannad, imelist naistepäeva teile ja nautige seda tänast päeva ja nautige ka seda naiseks olemist. Me oleme naised ja naised peavad kokku hoidma. Laikige, kui see video teile meeldis. Kirjutage mulle, minu kontaktid on siin all ja kirjutage siia ka julgelt kommentaare ja hakake minu kanalite tellijateks. See ei maksa teile mitte midagi ja kõik on super. Kohtume. Tšau, tšau.